On auosaks saanud jõuda välja meie suure õpetaja ja inimsu heategija Stalini enda poolt formuleeritud ja välja töötatud konstitutsiooni eledale päiksepaistele. Elagu Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik! Tunnetasime ju kõik ajaloolise momendi tähtsust ja kõigi valitute südant täitis ikka suur rõõm töörahva võidu üle. Riigikogu istungite saal mäletab palju. Mäletab noore Eesti Vabariigi ülesehitamist teise maailmasõja eelsetel aastakümnetel, aga mäletab ka neid sõjajärgseid aastaid, mil selle saali seintel rippusid Lenini ja Stalini portreed. Esimene oluline samm iseseisvuse taastamiseks tehti 16. novembril 1988. Eesti Ülemnõukogu võttis vastu suveräänsusdeklaratsiooni. Põhimõtteline vahe kahe variandi vahel on, ütleme, režiimis. Tähendab, kas kõik üleliidulised seadused kehtivad Eesti NSV territooriumil juhul, kui me neile vastu ei vaidle, või siis teine variant, ükski üleliiduline seadus ei kehti enne, kui meie lugupeetud saadikud ei ole oma tabroo selle kohta öelnud. Kui põhiline arutus ka praegu käib paragrahvi 74 juures, siis kui põllumeestele on väga hingelähedane paragrahv 11, kus siis paranduse kohaselt oleks vaja vastu võtta selliselt, et Eesti NSV ainuomandiks kuulub maa, maapõu, atmosfääriõhk, siseterritoriaalveed, metsad ja muud loodusvarad. Ma saan sellest asjast nii aru, et praegu, kui nad on kogu suure riigi oma, nii nagu nad on olnud, siis eks vahest nii öeldaksegi, et on kõigi omad ja ka mitte kellegi oma. Nii või teisiti tähendab redaktsioon, ükskõik missuguse redaktsiooni see seaduseelnõuga ei saa. Tema põhiolemus peab olema selles, et ta annaks meile konstitutsioonilise garantii nende seaduste kehtivuse suhtes Eesti NSV territooriumil, millega püütakse sekkuda Eesti NSV suveräänsestesse õigustesse. Ja ma arvan, et need redaktsioonid, mis praegu on kõne all olnud, on kõik seda kindlustanud. Niisugused olid mõtted ja meeleolud Toompeal 16. novembril 1988. Kuuldud mõttekäikude erakordsus ilmneb kohe, kui meenutame, et külma sõja aastakümnetel polnud maailma poliitilisel kaardil Eestist ja teistest Balti riikidest jälgegi. 16. novembril 1988 toimus aga Toompeal Eesti Ülemnõukogu erakorraline istung, kus võeti vastu ajalugu teinud Nõukogude Liidu edasist saatust oluliselt mõjutanud dokument. Eesti rahvas on Läänemere kallastel oma maad harinud ja kultuuri arendanud enam kui 5000 aastat. 1940. aastal sai rahvuslikult homogeensest, suveräänsest Eesti Vabariigist Nõukogude Liidu koostisosa. Seejuures nähti ette suveräänsuse garantiide säilimine ja rahvuse õitseng. Stalinismi ja stagnatsiooni aja sisepoliitika ignoreeris neid garantiisid ja seisukohti. Selle tulemusena on Eestimaal kujunenud eestlastele kui põhirahvusele ebasoodus demograafiline situatsioon. Looduskeskkond on paljudes vabariigi piirkondades katastroofi olukorras. Majanduse jätkuv destabiliseerumine mõjub negatiivselt kogu vabariigi elanikkonna elatustasemele. Eesti NSV Ülemnõukogu näeb raskest olukorrast vaid ühte väljapääsu. Eestimaa edasine areng peab toimuma suveräänsuse tingimustes. Loomulikult leidus Toompeal Ülemnõukogu liikmeid, kes sündmuste niisugusele arengule vastu punnisid. Такой подход в период провозглашения строительства демократического правового общества недопустим. Он окончательно подорвет доверие коммунистов и всего народа к высшим органам власти в республике. Мы идем на принятие такого решения, по сути дела, обманывая народ. Ikka ja jälle püütakse siin-seal tõestada, et Eesti ja teiste Balti vabariikide eraldumine Nõukogude Liidust toimus kuidagi iseenesest.
Jumala armust, mingisuguste väliste meist sõltumatute asjaolude tõttu. Tegelikkuses osutus aga just Eesti selleks kommunistliku impeeriumi osaks, kus hakati teadlikult ja väga asjatundlikult oma tahet väljendama ja seda ka juriidiliselt vormistama. Esimest korda Nõukogude Liidus tegi seda Eesti 16. novembril 1988. Minul on väike repliik, niisugune kentsakat selles mõttes, et siin on öeldud, et mis juhul võidakse seda normatiivset akti mitte rakendada. On öeldud siis, kui on rikutud suveräänsust, eks ole, ja lõpus on öeldud, et kui ei arvesta vabariigi iseärasus. Mis asi on see iseärasus? Mul on elus ainult üks kogemus iseärasusest. Nimelt Nõukogude Liidus teatavasti seoses ökoloogilise olukorra halvenemisega on kevadine partide laskmine keelatud. Aga arvestades tšukside iseärasusi on tšuksis soost kodanikel partide laskmine lubatud. Ja ma mäletan aastaid tagasi oli Biliibinas, kus on aatomilektrijaam. Üks tšuks tohtis parte lasta kevadet ja teised ei tohtinud, eks ole. Aga meie oleme ikkagi lõpuks suveräänne vabariik, enesemäärav rahvas ja meil on ikkagi sõltub see sellest, kas me tahame või ei taha, mitte see, kas meil on iseärasused või ei ole iseärasused. Jah, vaat kõige lühemalt öeldes, ühe sõnaga mingisugused Eesti NSV aktid peavad omama ülima jõu, mitte sellepärast, et see on Eesti rahva iseärasus. Eesti NSV Ülemnõukogu ei ole folkloori ansambel, kes peab ette tooma mingisugused sellised rahvuslikud eripära, vaid on lihtne argument. Eesti NSV Ülemnõukogu võtab vastu mingi seaduse, otsuse ja nii edasi vastu sellepärast, et ta lihtsalt tahab seda ja kõik. See on tahe. Kes on esitatud deklaratsiooni teksti vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Miks otsustasid rahvaesindajad väljendada oma tahet just sügisel 1988? Miks saabus septembris ja oktoobris Kadrioru lossi üle 800 000 kirja ja pöördumise? Miks valiti istungi toimumise päevaks just 16. november? 88. aasta sügiseks oli kogu liidu uutmisprotsess jõudnud tupikteele. Ja seda tupikteed püüti siis kindlustada konstitutsiooni muudatustega, sest liiduvabariigid olid muutunud iseseisvaks, isepäiseks, mitmed demokraatlikud protsessid hakkasid juba seda impeeriumi terviklikkust ohustama ja minu andmetel töötati suhteliselt kitsas ringis ja Kremlile lähedaste institutsioonide poolt välja need põhiseaduse muudatused, mille peamine sisu oli see, et liiduvabariigi liidust võimalik vabatahtlik ja probleemideta lahkumine, nii nagu deklareeriti seda varasemas põhiseaduses, osutus praktiliselt võimatuks. See tähendas seda, et need ideed, tollal 88. ideed suuremast iseolemisest, suuremast iseotsustamisest võisid saada tagasi käigu. Ja sellele rahvas astus jõuliselt, väga selgelt ja jõuliselt vastu. Kokkuvõttes lubatagu konstateerida tõsiasja, et vabanenud Eesti rahvas, kes 6. augustil vastu võeti maailma kõige vabama ja kõige suurema parlamendi poolt, Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu Ülemnõukogu poolt, enne nähtamatu vaimustuse ja poolhoiu avaldustega meie töökale, targale ja mehisele Eesti rahvale, nagu nimetas meid väga lugupeetav seltsimees Kuusinen, et see vabanenud Eesti rahvas asub siit peale kõige vabama, kõige täiuslikuma, kõige avaramate vabadustega konstitutsiooni alusele ühes teiste liiduvabariikidega. Meie rahvas võib uhke olla, et temal on auosaks saanud jõuda välja meie suure õpetaja ja inimsuu heategija Stalini enda poolt formuleeritud ja välja töötatud konstitutsiooni eledale päiksepaistele. Impeeriumi terviklikkuse päästmiseks kavandatud üleliidulise konstitutsiooni parandustele pidi Eesti seadusandja sõnastama oma vastused ja läkitama need Moskvasse hiljemalt novembri lõpuks. Seetõttu langeski valik erakorralise istungjärgu korraldamiseks 16. novembrile. Istungjärgu sisuline ja vormiline ettevalmistamine oli suurel määral Ülemnõukogu presiidiumi sekretäri Arno Almani ülesandeks. Liidu konstitutsiooni parandused, mis siis esitati või mis välja käidi, need vajasid ka kõikide liiduvabariikide seisukohti Ülemnõukogus. Ja 16. novembri istungjärgule mindigi välja esimese küsimusega seisukoht liidu
põhiseaduse muudatuste suhtes ja see oli väga põhjalik analüüs, kus me põhjendasime, et sellised põhiseaduse muudatused ei vasta enam uuenenud ühiskonna vaimule ja kogu sellele perestroika ideoloogiale. Tegime sinna rida omapoolseid parandusi, ettepanekuid, nii nagu nõuti, kuid meil oli muidugi selge see, et ega neid ei arvestata. Ja siis tekkis paralleelne idee, et lähtudes nüüd sellest suveräänsuskontseptsioonist, kindlustada seda oma siis juba Eesti NSV põhiseaduse muudatustega. Ja see, et see sõnum jõuaks ka rahvali, nagu öeldakse lihtsamas keeles, ja et ta jõuaks ka maailma, sinna juurde tuli siis suveräänsusdeklaratsioon, nii et see oli nagu 3 astmest see materjal istungjärgul ette valmistatud. Eesti NSV suvereniteet tähendab, et talle kuulub tema kõrgeimate võimu, valitsemise ja kohtuorganite näol kõrgeim võim oma territooriumil. Eesti NSV suvereniteet on terviklik ja jagamatu. Istungjärgu ettevalmistamine tähendas ka telefonikõnesid mitme liiduvabariigi juhtidele. Kadriorus otsiti tuge ja liitlasi. Kas Leedu ja Läti tollased juhid olid meie kavatsustest teadlikud? Olid küll, ma helistasin neile ja kutsusin neid kaasa, et nad ka analoogsed otsused vastu võtsid ja mitte ainult Leedu ja Läti, ma kutsusin üles ka Moldovat, Armeeniat, Gruusiat, siis analoogseid otsuseid vastu võtma. Mõningal määral oli juttu ka Ukrainaga, aga mitte presidendiga või tolleaegse ülemnõukogu esimehega, aga tema lähikondlastega, et võib-olla ka nemad võiksid midagi analoogset vastu võtta. No see oli praktiliselt välistatud. Küll aga lootsime me Leedu ja Läti peale ja mõningal määral ka Kaukaasia vabariikide peale. Kuid kui ma helistasin nendele, siis nad kuulasid mind ära, aga ega nad juba vestluse käiguski ei tulnud selle mõttega kaasa, sest nad nägid selles, kui ma rääkisin, millised meie seisukohad on ja mida me kavatseme vastu võtta, nad nägid selles nii radikaalset muudatust nendes seisukohtades, et nad olid veendunud, et see läbi ei lähe ja see võib lõppeda praktiliselt sellega, et tagandatakse võimult kõik need initsiaatorid, kes selliseid seisukohti üldse esitasid. Kremlis muidugi teati, mida Kadriorus ja Toompeal kavandatakse. Viimast korda püüti Eestile aru pähe panna päev enne istungjärgu algust. Arnold Rüütlil tuli istuda lennukisse teadmisega, et Kremlis ootavad ees väga rasked kohtumised. Eelmisel päeval, 15. novembril olin Moskvas ja kõigepealt kutsuti mind siis tolleaegse Nõukogude Liidu ülemnõukogu esimehe Lukjanovi juurde. See jutuajamine kestas umbes 1,5 tundi, kus ta kategooriliselt nõudis, et selliseid otsuseid vastu võtta ei saa. Ma aga ütlesin, et presiidium on need otsused juba aktsepteerinud ja selline on ülemnõukogu päevakord, et arutame läbi ja paneme hääletamisele, eks siis näeb, mis sellest saab. Ta hoiatas mind lausa põhimõtteliselt, et kui ma sellised otsused esitan ja need vastu võetakse, see tähendab tahtliku Nõukogude Liidu konstitutsiooni rikkumist, mis tähendab 10-aastast vanglakaristust. Tol ajal Eestis kehtinud kriminaalkoodeksi paragrahvi 68 kohaselt oleks olnud väga lihtne käsitleda suveräänsusdeklaratsiooni ettevalmistamist ja vastuvõtmist kui Nõukogude võimu õõnestamist ja nõrgendamist. Eriti selgelt väljendub Nõukogude Liidu tol ajal kehtinud konstitutsiooni ründamine suveräänsusdeklaratsiooni järgnevalt kõlavas osas. Eesti NSV Ülemnõukogu ei ole nõus NSV Liidu Ülemnõukogu presiidiumi poolt arutusele pandud nende NSV Liidu konstitutsiooni täienduste ja parandustega, mis välistavad Eesti NSV konstitutsioonilise õiguse enesemääramisele. Toetudes rahvusvahelistele paktidele majanduslike, sotsiaalsete
ja kultuurialaste õiguste ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste kohta 16. detsembrist 1966. aastast, mis on ratifitseeritud Nõukogude Liidu poolt ja teistele rahvusvahelise õiguse normidele, deklareerib Eesti NSV kõrgeim rahvavõimu esindav organ Eesti NSV Ülemnõukogu oma seaduste ülimuslikkust Eesti NSV territooriumil. Jutuajamistel Kremlis kõlasid 1988. aasta sügisel korduvalt ähvardused end suveräänseks kuulutanud Eesti juhid trellide taha pista. Tollase Ülemnõukogu esimehe Lukjanoviga jutuajamisel ähvardati meid süüdi mõista ja nimetati ka seal aastaid, mis võib ees oodata. Ja ma ei jätnud siis seda kiuslikku küsimust küsimata, et mis on see paragrahv, et see nagu saaks teada. Alati jurist peab nagu kaitsepositsiooni valima, milles siis nagu ennast kaitsta. Ja seda paragrahvi muidugi ei olnud, aga selle mõttes Lukjanov käigult välja ütles, et Nõukogude Liidu lõhkumise eest. Kadriorus ja Toompeal arendatud tegevuse eest oleks võidud karistada vabaduskaotusega 6 kuust kuni 7 aastani ühes, asumisele saatmisega 2 kuni 5 aastani. Hiljem ma olen kuulnud, see oli juba 2-3 aastat hiljem, et see pool tundi, mis ta ära oli, toimus nõupidamine siis Gorbatšovi juures, millest võtsid osa veel siseminister, KGB ülem ja välisminister ja võib-olla veel keegi. Ja küsimus olevat olnud tõesti selles, et kuidas siis vältida seda ja tõkestada seda meie istungit ja võib-olla on õige, et koguni ma ei sõidaks Tallinna tagasi. Mul ei ole täpseid andmed nende asjaolude kohta loomulikult ja vaevalt, et see teatavaks saabki, aga see räägib sellest, kuivõrd tõsiselt seda meie Ülemnõukogu võimalikku otsust siis ette nähti, millised tagajärjed sellel kõigel võib olla. То, что произошло в Эстонии, всех нас очень беспокоит. И я откровенно говорю, что это не просто такое, изменение в Конституции. Это политический авантюризм, который ставит перед фактом произведения Верховного Совета. Принятие Верховным Советом Эстонской ССР поправки Конституции Республики можно рассматривать и как предложение по дальнейшему совершенствованию нашего общесоюзного конституционного законодательства. Мы оказались перед лицом своеобразного кризиса, так сказать. Мы, члены единого союзного государства, мы не изолированные республики. Тут мы должны видимо, прямо, принципиально, по-дружески сказать нашим эстонским товарищам, что они допустили серьезные ошибки. И мы должны показать всем, не только в Эстонии, но и всем трудящимся страны, куда ведут эти ошибочные позиции. В связи с несоответствием Конституции СССР некоторых положений закона и декларации, принятых Верховным Советом Эстонской ССР 16 ноября, Президиум Верховного Совета СССР признал их недействующими. Suveräänsusdeklaratsioonina ajalukku läinud dokumenti tutvustas Londoni The Times juba järgmisel päeval. Novembris 1988 kirjutas ajaleht korduvalt Moskva pahameelest ja Eesti aadressil kõlanud ähvardustest. Eesti liidrilt Arnold Rüütlilt nõuti Eestis vastu võetud otsuste tühistamist. Enne 16. novembrit Eestile surve avaldamiseks kasutati kõiki käepäraseid vahendeid ja selleks sobivaid isikuid. Vahetult enne seda päeva saabus aga Eestisse Nõukogude Liidu poliitbüroo liige, endine KGB esimees Viktor Tšeblikov. Poliitbüroo ülesandel püüdis ta Eesti juhte mõjutada väidetega, et liiduvabariigi suveräänseks kuulutamine võib kaasa tuua väga rasked tagajärjed. Что такое в наше время самостоятельность? Понимаете, можно самостоятельность получить, а все остальное потерять. Elagu Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik, elagu suur ja võimas Nõukogude Sotsialistlik Vabariikide Liit ja tema geniaalne juht, suur seltsimis Stalin.
Toompeal vastu võetud suveräänsusdeklaratsioon tekitas Eestis ja tegelikult kogu Nõukogude Liidus põhimõtteliselt uue olukorra. Uudisteagentuuri Reuters sõnumis öeldi koguni, et selles, mis juhtus Eestis ja selles, mis veel teistes liiduvabariikides juhtuda võib, peitub kõige suurem oht Nõukogude Liidu jaoks alates Teise maailmasõja lõpust. Ootamatult oli Kreml sattunud suurtesse raskustesse. Nõukogude Liidu Ülemnõukogu presiidiumis 26. novembril langetatud otsus tühistada 16. novembril vastu võetud Eesti konstitutsiooni parandused oli vastuolus tol ajal kehtinud Nõukogude Liidu põhiseadusega. Ja 26. see lahend, mis presiidiumis arutati, oli tegelikult ju liidu põhiseaduse vastane. See oli meil hiljem väga tugevaks trumbiks, sest kehtiva liidu konstitutsiooni kohaselt liidu presiidium sai ainult teha ettepaneku liidu vabariigile need põhiseadusvastased sätted muuta. Nemad tunnistasid selle kehtetuks, aga seda pädevust neil ei olnud. Ja huvitav on ka fakt, et mitte kogu dokument ei tunnistatud kehtetuks, vaid jäeti kehtima meie nii suveräänsusdeklaratsioonis lause kui ka meie põhiseaduse muudatustes säte, kus me juhindume rahvusvahelisest õigusest. Sellega tulemus oli nagu ümmargune null, sest tuginedes rahvusvahelisele õigusele, mis määratleb suveräänsuspädevuse, me saime oma teed edasi minna. Lätist Nõukogude Liidu rahvasaadikuks valitud Viktor Alksnis oli üks neist Kremli võimukoridorides tiirelnud poliitikutest, kes mõned aastad pärast Nõukogude Liidu hääbumist kinnitas. Да, я реакционер, потому что когда грудного ребенка бросают в огонь горящего дома, я реакционер, я ястреб. Когда беременную женщину выбрасывают с 9-го этажа дома, я ястреб. Когда со старика живьем сдирают кожу, я ястреб. И когда говорят, что перестройка принесла нам только одни блага, когда нет крови, а я спрашиваю, спросить, а 600 человек убитых в межнациональных конфликтах, это чья кровь? Mustaks polkovnikuks kutsutud Viktor Alksnise arvates tehti suur ja parandamatu viga just siis, kui pärast suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmist jäeti Eesti juhtpoliitikud ja nende toetajad karistamata. Seda oleks tulnud teha kohe ja karmilt, umbes nii nagu aasta hiljem 4. aprilli öösel Tbilisis. Ent suveräänseks kuulutanud Eesti kiire karistamine oleks olnud hoiatuseks kõikidele teistele. Kuid õige aeg lasti mööda ja pärast oli juba hilja Nõukogude Liidu lagunemisele pidureid peale tõmmata. Eriti veel seetõttu, et Venemaa ei suhtunud sugugi mitte ükskõikselt Baltikumis toimuvasse. Все-таки Эстония и постфактум, она как-то идет у нас впереди с точки зрения каких-то политических, экономических, перестроечных процессов, и поэтому там возникают нестандартные ситуации, которых у нас еще в стране не было. Venemaa demokraatide enamus toetas Baltikumi iseseisvumist. President Boris Jeltsini juhitud Vene Föderatsioon oli esimene, kes 24. augustil 1991 Eesti taasiseseisvumist tunnustas. Oli veel üks kaalukas põhjus, mis takistas Kremlil end suveräänseks kuulutanud Eestit karmilt kohelda. Juba 19. jaanuaril Euroopa Parlament võtab vastu otsuse olukorrast Balti riikides. Selle esimene punkt kõlab järgmiselt. Pöörduda Nõukogude Liidu valitsuse poole selleks, et aidata kaasa Balti riikide iseseisvumisele. Ajendiks selle dokumendi vastuvõtmisel oli suveräänsusdeklaratsioon. Tuletage meelde Henry Kissingeri diplomaatias välja öeldud lauset. 1990. aastaks Balti riigid olid lakku löönud, algas Nõukogude Liidu lagunemine. Järeldus sellest, et Eesti andis tol ajal ühe sellise maailmapoliitilise sõnumi, mida me endale
peame ikka ja jälle korraks meelde tuletama. 16. novembril 1988 ihuüksi kogu impeeriumi vastu välja astunud Eesti suhteliselt leebe kohtlemise juured peituvad teatud määral ka aastas 1986. 13. oktoobril toimus Reykjavikis Mihhail Gorbatšovi ja USA presidendi Ronald Reagani tippkohtumine. Nõukogude Liidu liider ja tema saatjaskond elasid Tallinnast tulnud mootorlaeval Georg Ots. Islandi pealinnas toimunud kohtumistel andis Gorbatšov põhimõttelise nõusoleku Balti riikide eraldumiseks Nõukogude Liidust. Даже, как пишет Мэтлок, и ЦРУ и так далее, что, чтобы распался союз, это никому в голову не приходило. То есть мы развалили союз. И ничего, найти такой удобный вывод, да он вообще уже тогда искусственно в 22 году, он это должен был развалиться, все шло к этому, или там какой-то заговор. Да, слушайте, они руки потирали и потирают, что не развалился союз. Еще бы. Но тем не менее развалили союз мы. 1989. aastal algas liiduvabariikide suveräänsuse paraad. Suveräänsuse sõnastamisel võeti aluseks 16. novembril Eestis vormistatud dokumendid. Viited allikates on tõesti sellised, et sarnaseid konstruktsioone korrati enamikes liiduvabariigi dokumentides, kes siis hakkasid oma suuremat iseseisvust taga nõudma ja kindlustama. Eestile järgnes esimesena Leedu. Nädalapäevad enne Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressi tegevuse algust 18. mail 1989 võttis suveräänsusdeklaratsiooni vastu Leedu NSV Ülemnõukogu. 23. septembril 1989 kuulutas end suveräänseks Aserbaidžaani NSV. 9. märtsil 1990 tegi seda Gruusia. 4. mail järgnes temale Läti. Venemaa kuulutas end suveräänseks 12. juunil 1990. Чтобы Россия действительно звучала и жила так, как она жила раньше. За обновленную Россию. Спасибо! Eesti oli seda teinud juba novembris 1988. Seejärel olid end suveräänseks kuulutanud Leedu ja Läti. Kuid üks asi on iseseisvumise püüdlused suhteliselt väikeses Baltikumis. Sootuks midagi muud aga hiiglasliku Venemaa katsed kommunistlikust impeeriumist eralduda. Mida kujutaks endast Nõukogude Liit, millest on lahku löönud Balti vabariigid ja suveräänne Venemaa? Moskvas algas kaksikvõimuperiood. Ühel pool oli Nõukogude Liitu reformida ja säilitada püüdev president Mihhail Gorbatšov, teisel pool aga suveräänsuse ja isemajandamise poole pürgiva Venemaa liider Boris Jeltsin. Oli veel üks põhjus, mis raskendas Eesti karmi kohtlemist juba novembris 1988. Baltikumi rahvastest tankidega ülesõitmine oleks võinud tähendada läänes lahti keeratud abirahakraanide sulgemist. Nõukogude Liidu presidendi nõuniku ja pressisekretäri Andrei Kratšovi sõnul olid ameeriklased andnud Moskvale selgelt mõista, et kui Baltikum välja arvata, siis ülejäänud liit on Kremli asi. Eestis vastu võetud suveräänsusdeklaratsioon osutus universaalseks dokumendiks, mis ajas impeeriumi toetajad raevu, kuid samas muutis nad ka meie suhtes relvituks. Nüüd sellest tänasest päevast, sellest, mis siin saalis toimus 5 minutit, 10 minutit tagasi, võime öelda, et mitte enam meil ei ole teine enesetunne, meil on teised seadused. Meil on teine konstitutsioon, meil on tegelikult teine riik.